Tere päevast, superstaarid! Täna on 18. detsember 2025, see on Telegrami Facebook live. Üle pika aja mõtlesime, et teeme seekord vana klassikalise laivi. Mul on kaabu peas, sellepärast et ma olen suvelainel. Kui keegi arvab, äkki ma olen juustest ilma jäänud, ei ole. Kõik on alles. Mul lihtsalt on kaabu, et hoida niisugust suvist fiili ja lisaks ma olen natuke mõelnud ka selle peale, et ma võiks ka kasutada need habeme ja vaata, mis seal on, et kõik need varvad ja värgid nagu, et paneks selle pika habemega ringi ja noh. Mida? No ma ei tea, kui sa arvad? No vaatame. Ei tegelikult, ma lihtsalt ei ole viitsinud ajada habet praegu, et ma olen lihtsalt nii selles suvelainel olen. Nii, kuidas sul on, kas kõik toimib või? Jaa. Alright, nii. Mis siis, räägime erinevatest uudistest, täna võtame väga vabalt ja chillilt. Ma märkasin, keegi saatis mulle Arvamusfestival kutsub endale programmi projektijuhti nagu. Ühesõnaga, tal on CV online'is on üleval, et tule Arvamusfestivali programmi projektijuhiks. Ja see kirjas, Arvamusfestival on Eesti mõjukaim arutelu kultuurilooja. Huvitav, et siis Eesti kultuur, nad tunnistavad, nad on kõige mõjukamad ja siis seega nad tunnistavad, et Eesti kultuur on põhimõtteliselt tsensuur. On ju tegelikult, nad seda põhimõtteliselt tunnistavad. Jah, sest et kunagi, mis oli 2021 või? Jah, kunagi keset koroonapettust me võtsime nendega tegelikult me oleme juba aastaid varem ka nendega ühendust võtnud. Siis me tegime selle ametliku taotluse ja siis me saime endale ka koha seal. Arvamusfestivalil. Aga siis, kui me selle avalikuks tegime, siis tuli siuke backlash, et Arvamusfestival siis canceldas meid ära. Ja kusjuures meie ise pakkusime välja, et me soovime nagu sõnavabaduse lava. Et me teeme sõnavabaduse lava ja me pakkusime isegi selle välja, et me ehitame kogu lava enda kuludega. Kõik tehnika, lava, valgus, absoluutselt kõik, et see teile ei lähe mitte midagi maksma nagu. Ja me tühistati sealt. Ja nüüd nad siin ütlevad, ja pärast seda õiguskantsler ütles ka, et väga huvitav, et meil on siis Eesti, kus on õige ja vale arvamus. Jaa. Arvamusfestival. Et selle kuulutusega nad sisuliselt tunnistavad seda, et Eesti kultuur tähendab nagu tsensuuri nagu. Jaa, okei. Aga okei. Ma küsin sult mõned küsimused. No. Esiteks, mida sa oled aru saanud, mis asi on kõik selle Arvo Petersoni riigi reetmisega, sest mina ei saa sellest mitte midagi aru. Aivo Peterson. Aivo Peterson. Mida see tähendab? Ma ei tea ausalt öeldes, ma olen uurinud neid erinevaid materjale ja ma täpselt ei saa aru, mis seal toimub, aga nagu need riigi reetmised ongi alati siuksed salajased asjad, vaata, et justkui nagu ei peagi avalikkusele ära tõestama, mida seal täpsemalt reedeti. Mul on lihtsalt see naljakas, et kuna meil on nagu põhimõtteliselt kogu see info on liikunud internetti ja seda on nii lihtne häkkida ja siis mulle tundub Aivo Peterson nagu siukene nii-öelda ullikana, et ta käis seal Venemaal ja siis ma ei tea, mis riigisaladusi ta siis reeta saab või et riigisaladustel on ju ligipääs riigitöötajatele, et ma ei kujuta ette nagu mida see Aivo Peterson seal reeta sai, aga okei. Ja kui vaadata... Ma ei tea temast vaata midagi, selles mõttes ma ei oska siin kaasa rääkida. Ja mul ei ole kellegi käest küsida, ainus kelle käest ma saaks küsida oleks need samad tüübid, kes ta kinni panid nagu enam-vähem. Ja siis küsid, kuule, et mis asi see oli, millest ta nagu reetis, mis asi see info nagu oli? Nali on lihtsalt selles, et praegust ma olen mitme päeva jooksul nagu küsinud erinevatelt inimestelt, et mis see Aivo Peterson siis tegi, keegi ei saa täpselt aru. Ja, et kui keegi teab, mis ta tegi või oli või tegi, siis ta võib meiega ühendust võtta või kirjutada praegu ka siia kommentaari, mis ma hea meelega tahaks teada. Isiklikult, kui ma peaksin nagu panustama, siis ma arvan, et tal ei olnud esiteks mitte mingeid saladusi, ma pakun. Ja veel sügavam teema on see, et ma arvan, et riigil ei olegi saladusi. Sest kui nagu ainus saladus, mis üldse saab olla, on umbes selline saladus, et kaitseväe, mis iganes, mingid sõdurid on seal ja mingisugune raketisüsteem on umbes seal. See on enam minu reaalsuses, see on nagu ainus asi, mis üldse olla saab. Ja võib-olla see, et kui tuleb mingisugune jutumärkides sõda, et siis nagu see plaan on liikuda umbes nii ja naa. Ma ei oska mitte midagi enamat välja mõelda, mis asi üldse riigi saladus saab olla nagu, eks ju. Või kui palju mingisuguseid relvasi kuskil on, eks ju, nii. Aga kui rääkida sellest, siis tulge mõistusele. Oletame, kui tulekski sõda,
või siis ütleme, räägime pigem, miks hetkel sõda ei ole tulnud, siis põhjus ei ole kindlasti selles, et kuskil on mingid sõdurid ja kuskil on mingid relvad. Et vaata, sõda ei käi niimoodi, see ei ole nii, et kui me saame teada, et need sõdurid on seal, et siis me ründame sealt, vaata, see ei käi niimoodi. Need juhitatakse palju kõrgemalt kogu seda olukorda päeva lõpuks, nii ida kui lääs, kõik see on kokku mäng, Trumpi valitseb see sama jõud, kes valitseb Putinit. See on täiesti ilmselge. Ja kuna see on nagu objektiivne fakt, siis siin ei saa olla isegi sellist varianti, et keegi saab üldse riiki reeta. Seda saab reeta teadvuse tasandilt, kus need tüübid ei ole kursis, et need juhitakse ühest ja samast kohast. Aga siis on ka selline, et mida sa siis neile nagu reaalselt reedad, mis see info üldse olla saab nagu. See on ju täiesti lamp, sul ei ole mitte midagi öelda neile. Ja ma pakun, et need tüübid, kes ta seal nii-öelda kinni võtsid, need on selline seltskond, kes reaalselt usubki absoluutselt kõike, mis peavoolu meedias on. Ja kui keegi umbes niimoodi, et Postimehes oli artikkel, et tema riigireetur, siis see mingi kapo või kes iganes võtab ta kinni ja tõestus on see, et Postimehes oli info. Ma pakun selle umbes niimoodi. Eks seal kindlasti oli veel igasuguseid asju, aga noh, jah. Ma tahaks väga teada. Kui keegi teab, palun võtke meiega ühendust ja huviga hea meelega kuulame. Jah. No nii, aga mis siin siis veel vahepeal on olnud leetrite paanika? Kus kohas see? No sest, et Eestis oli vahepeal mingi 5 või 6 nakatunud. Selle PCR-testiga või? Ei, no neil olid need täpid ja siis väidetavad kõik olid vaktsineerimata inimesed. Ahah. Aga kas see paanika sai läbi või? Kõik see vaktsiin kätte oli kõik hästi, eks? Ei tea, jah. Ahah. Siis meil on see uudis, et meil tuleb uus, ühesõnaga David Icke esineb Telegrami sünnipäeval videovahendusel. Ja sünnipäev ise toimub ka videovahendusel, see on siis selline veebiseminar. Peale David Icke on seal veel mõned inimesed, kes üles astuvad, lähiajal teeme ka need teatavaks. Aga jaa, et David siis ei esine meil mitte ettekandega, vaid on olemas siis meie ja meie lugejate jaoks online'is ja vastab meie küsimustele, et see on täitsa siuke enneolematu veebisündmus, kus lihtsalt David Icke vastabki küsimustele. Ja loomulikult siis David Icke osa on inglise keeles, aga kõikidele piletiomanikele tuleb ka järelvaatamine ja järelvaatamises siis see tema intervjuu on eestikeelsete subtiitritega. Me paneme subtiitrid sinna või? Jah. Äkki paneme selle, mis on see peale rääkima, kuidas nimetatakse? Ei, subtiitritega on parem ikka. Ise teed need või? Jah. Davai. Ma annan sulle veel subtiitrid teha siis. Nii, aga igal juhul selle seminari nimi siis on teadvuse dekodeerimine ja seal me siis hakkame teadvust lahti harutama. Mul on veel küsimusi sulle. Jaa. Ma kuskil kuulsin või nägin, ma vist sõitsin autoga. Veebiseminari siis toimub muidu 31. jaanuaril. Jaa. Ma kuskil ilmselt sõitsin autoga ja vaata, tänavatel on need propagandaplakatid või need mingid ekraanid, kus on mingid Delfi mingid uudised ja Postimehe mingid uudised, eks ju. Ja ma nägin, et ühes selles oli umbes selline uudis, et Trump ja Putin pidasid rahukõnelusi või midagi sellist nagu. Ja siis mulle tuli feedi, kus Arnold Schwarzenegger rääkis, et pöördus nagu Trumpi poole ja ütles, kuule, you pussy, teiste sõnadega umbes, et kuule, et see, mis sa tegid, et see oli täiesti haletsusväärne, et it was pathetic, sa nägid välja nagu fänn ja ma tõesti imestasin, et miks sa nagu Putinilt seda autogrammi ei küsinud. Ühesõnaga sisuliselt ütles, et sa oled täielik loh ja sa ei oska mitte midagi teha. Et mida sa tead sellest rahu rääkimisest ja mida te siis valesti tegi, mis on toimus? No see on ka siukene soga, vaata kõik, seal on lihtsalt see, et kõik, läänel on nagu siuke ettekujutus, et see rahu peaks välja nägema niimoodi, et Venemaa annab kõik need alad tagasi, mis on ära võetud ja siis Aga Trump ei näe seda nii või? Trump tahab autogrammi hoopis. No, kes seda vaata, see on kõik nagu see... Ei, no selles, kui sa saad aru, vaata, et kõik on kokku mäng, siis sa saad väga hästi aru, mis seal toimub, eks ju. Vaata, Trump siis, kui ta kandideeris, siis ta ütles, et ta lõpetab sõja ära 1 päevaga või 24 tunniga, mis ta seal lause oli, eks ju. Nii. Kohe saab aasta täis, kui ta on seal olnud ja nüüd tüüp küsib autogrammi, eks ju. Et ma üritan aru saada nüüd, et
need inimesed, ütleme peavoolumeedia ja kõik need Trumpi fännid ja kõik kogu see seltskond, kes pole aru saanud, et kõiki riike juhitakse ühest samast kohast. Mis seal nende reaalsuses, Trump siis nendega, selle Putiniga siis rääkis, mis nende reaalsuses toimub seal? Ei no seal ongi see, et noh, tõenäoliselt siis survestatakse Ukrainat, et nad ei nõuaks neid alasid tagasi, mis Venemaa on ära võtnud. Lihtsalt selles osas ongi see kõige suurem nagu eriarvamus. Aga Trump tahab autogrammi, jah? Ma ei tea seda, Hando, noh, see on ju lihtsalt, see on ju kõik niisugune nägelemine. Ei, ma saan aru, aga mõtlengi, et kas Trump siis, mida ta seal rääkis ainult umbes, et et kui sa ei taha neid maid tagasi võtta, et siis võtta endale või? No Venemaa oli... Vaata, kus me teame seda, mis seal räägitakse? Ma loen neid uudise kõiki sellise näoga, et ahah, see on ju lihtsalt mingi info, mis antakse inimestele. Me ei tea ju, mis seal tegelikult räägitakse. Okay. See on nagu, minu meelest on täitsa mõttetu spekuleerida ja see, kuidas nendel teemadel nagu täiesti tõsimeelselt arutatakse, ja Trump ütles seda ja Putin ütles seda ja Zelenski ütles seda. Kus me seda teame, kui meie mitte keegi seal ise ei osa? No see on nagu 6-7. See on nagu 6-7, jah. Jaa. No muide, kas sa teadsid, et kui sa paned siia Google'isse 6-7? Nii. Oh, wow. Väga täielik brain rot. Kui teil on anda 6-7 storiesi jagada, siis kirjutage julgelt kommentaariumisse. Mul on siin veel ühesõnaga, ma nägin, või sa ütlesid või kuskilt keegi saatis, et Makroskoop avaldas ka artikli, et Trump ei võitle uue maailmakorra vastu, et see kõik on hauks nagu. Aga ma ütleksin, et tegelikult nagu minu meelest Eesti konservatiivne alternatiivmeedia on ikkagi üsna nagu kriitiline ka Trumpi suhtes. Oota, ma just nägin seda Eesti konservatiivide sekti juhti mingit videot, kus tal oli Trumpi plakat selja taga. Vaata, siin sa nüüd räägid nagu valitsuse või sellest Riigikogu liikmest. Jah. Ja siis sa räägid alternatiivmeediast, need on natuke erinevad. No see sama sektiklubi liige, sektiklubi juht, tema ise väidab, et nemad on alternatiivmeedia ja peavoolumeedia neid ei kajasta või valetab nende kohta, umbes niimoodi. Selles samas videos, kus juures enda Trumpi pilt selja taga nagu. Ja ma saan aru sellest, see on lihtsalt see tema see jutt, mis ta räägib. Noh. Mis jutu point oli? Minu jutu point oli see, et EKRE ei võrdu ju konservatiivne alternatiivmeedia. Ei, muidugi, et ta on peavoolumeedia ju. Jah, uued uudised ei ole sama, mis on Makroskoop või see Objektiiv. No Objektiiv paneb üpris peavoolumeedia teemat ju. No ei pane. Trumpi fännid ma ei märka. Ei, no kui rääkida koroonast, nende jaoks on siiamaani kasutanud sõnu pandeemia ja nad ei tegele sellega ja... Hando, nad ikkagi kajastavad seda teemat. Ei, no selles suhtes, et nad ei ole kunagi öelnud, et pandeemias mitte kunagi olnud ja niipea, kui need Varrod ja Ekred või Helmed sinna läksid, siis keegi enam ei tegele sellega, millega nad sinna justkui nagu kandideerisid. No selle jutuga kandideeris Varro ja ta vahepeal ikka tegeleb selle teemaga. No põhimõtteliselt toimus ajaloo suurim inimsuse vastane kuritegu ja riigi tasandil mitte keegi sellega ei tegele. Ütleme, ega meie ka ei tegele, mis kajastame, ütleme, räägime objektiivsed faktid, mitte keegi sellega ei tegele. Ja nii on. Nojah, selles mõttes, et kui selle järglasena näha siis seda rahvatervishoiu seadust ja me palusime õiguskantsleril hinnata, kas see ikka vastab kõik põhiseadusele, siis tema ütles, et jaa vastab, kuigi ilmselgelt seal on vastuolud. Just nimelt igasugused, mis puudutab tervisealast sõnavabadust, siis seda jääb aina vähemaks. Ja üldse, kui sõnavabadusest rääkida, siis ju seda ka Euroopa Liidu tasandit püütakse jälle suukorvi ette panna ja eile just siis kirjutasime sellest, kuidas Ühendkuningriik arreteerib sotsiaalmeedia postituste eest 33 inimest päevas keskmiselt. Mis on päris põnev. Eestis nagu sellega võrreldes ikkagi on sõnavabaduse lood väga head. Aga kui palju arreteerib ühes päevas Venemaa inimesi sotsiaalmeedia postituste põhjal? Ma hakkasin seda uurima ja selle kohta on nii palju vastukäivat infot, et mulle tundub see nagu propaganda. Ei, mind juhti, kas propaganda, mitte, ma küsib palju need... Ma ei tea, nad ütlevad, et on vähem kui UK-s, aga ma ei tea seda ju. Kes see teab? Ma ei tea, kes teab. Vahet ei ole, tuleme tagasi selle asja juurde, et
et kui sind arreteeritakse sotsiaalmeedias postituste eest ja eeldame, et need ei ole mingisugused, ma ei tea, pornograafia postitused. Need on lihtsalt poliitilised mingisugused, mis iganes mõtted, eks ju. Kui sind selle eest arreteeritakse, siis see ei ole vaba riik. See ei ole normaalne nagu. Ja, aga Eestis, ma ütlen veel kord, Eestis veel nagu päris sellist asja ei ole. Meil küll on juba sisse tulnud e-pangandust, mida me oleme enda nahal kogenud. Ja muud sellist on ju sotsiaalmeedia blokki, aga keegi päris minu meelest koju ei ole tulnud. Ma ei tea. Me ei tea, mis selle Aivo Petersoniga toimus nagu, et veel kord, kui keegi teab, võite meile öelda või jah. Rääkides e-pangandusest, siis meil pandi suvel firma pangakonto kinni ja sellega seoses katkesid ära kõik 5 või 6 aastat toimunud siis nagu subscription, ehk siis meie kliendibaas, tellimused katkesid kõik ära. Et me justkui nagu alustasime firmat nullist. Jaa, et seoses sellega, kes veel soovib Telegrami tellida, siis praegu on meil käimas uus kampaania, aastalõpu kampaania, et kui sa tellid endale Telegrami 6 kuuks, siis sa saad kingituseks selle veebiseminari teaduse dekodeerimine pileti, mille peaesineja on David Icke. Et tore pakkumine kehtib selle aasta lõpuni ja palun tulge liituma, sest et kui te liitute, siis meiega saame tegutseda. Nagu ikka. Electric Harri kommenteerib. Madise on kogu aeg ise põhiseadusega vastuolus. Ülle Madise? Jah. Mina olen sama meelt. No minu meelest kogu aeg ei ole, ta ikkagi teeb väga palju häid asju ka. Ma arvan, et tal on päris keeruline positsioon. Ma lihtsalt püüan inimesi ma ütlen, kui mina oleksin Ülle Madise, ma põhimõtteliselt oleks jalaga mingi ukse lahti ja ütleks nii, bla 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 pilluks nagu seal videos neid dollareid nagu, et see on perses, see, sina, põhiseadus on siin, bla 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 bla. Ja mis kui kaua ta siis on veel õiguskantsler? Täiesti savi, teed selle ära ja sa ajalukku kui kõige ressin tüüp nagu. Ma olen sellega absoluutselt nõus, aga vaata inimeste see kriitika taluvus on erinev. Okei, aga mängime siis niipidi, oletame, et sa saad õiguskantsleriks. Nii, seal on, mis iganes see palk seal on, ma eeldan väga hea palk ja mingisugused hüved elu lõpuni topelt need komandeeringud ja mis need on, tuusikud, mis asjad need on? Mis need, kui sa vanaks jääd? Pensionid. et sa saad selle koha, eks ju. Ja nüüd sa oledki nii-öelda raskes positsioonis, kus sa pead natukene nagu pritsima armastust ja natukene viha ja natukene mängima lolli. Et nüüd sina, kui Marianne Joonas, kui palju sa seal tõtt räägiks? Sa küsid mul sellist küsimust, millele ma saan ju vastata ainult teoreetiliselt, ma tegelikult ei tea ju. Esiteks selleks, et sinna üldse saada, mul peaks olema väga kõva juuraharidus. Oletame, et on. Küsimus käib ainult sellest, kui palju sa seal nagu päriselt nüüd tõtt räägid. Ma ei tea, Juhanda. Räägime siis sellest. Me oleme näinud nii poliitikas kui õiguskantslerid ja kõik need riigi positsioonid. Me oleme näinud, et seal ei ole reaalselt mitte mingit vahet, kelle nad sinna panevad, nii Eestis või välismaal. Päeva lõpuks need tegelased näppu otsaga räägivad nii-öelda olulistest asjadest ja siis kahe käega täiesti suvalistest asjadest. Et Eestis on need tuntud nimed, seda teevad praegu seni. USAs on muidugi see RFK ja Trump ka mõned ütles, et ta läks sinna korda majja lööma tegelikult, täiega nonsense. Jah. Nii Urmas kommenteerib, et need seadused on põhiliselt ainult sellepärast, et ei kritiseeritaks sooideoloogiat, migratsiooni ja vaktsineerimist. Ainult sellepärast või? Põhiliselt. Sellepärast. Eks seal on jah, igast asju. Kliima see asi on veits nagu hakkab murenema, vaata. Ja isegi Bill Gates ütles, et kliima hädaolukord polegi enam ju. Nad vaatavad, et see enam nagu ei toimi niimoodi, kuigi Eestis ikka kuidagi väga eeskujulikult päris palju taiavad seda edasi, aga Oota, aga see sooideoloogia, mis see oli? Sooideoloogia, migratsioon ja vaktsineerimine, eks ju? Vaktsineerimise teemal ka ma vaatan ikka peavoolumeedias ilmub jälle päris palju mingisugust idiootsust. Eile jälle keegi kirjutas, et jah, et vaktsineerimata inimesed on nagu ohuks. Siis ma mõtlen, et issand jumal küll. Et tegelikult on nii, et kui vaadata need 3 punkti, siis ainuke nagu siuke tõeline päris probleem on pigem see migratsioonivärk. Et
et vaata, ütleme, Eestis on nagu hästi läinud, et migratsioon või kuidas sa seda nimetad, on üpris nagu tagasihoidlik. Aga jah, kui sa käid seal Prantsusmaal või Saksamaal ja seal on ikka mõtled, kuhu ma sattunud olen. Ja vaata, mis see põhjustab... kuule, sa ei saa nagu... Prantsusmaal on ikkagi see ka, et Prantsusmaa on koloniaalriik, nad on ju ise, Ei, ma saan aru, nad ongi ise selle tekitanud, aga vaata selle tulemusena... See ei ole ju uus asi. Ei, ma saan aru, ma ei öelnud, et see uus asi on, aga lihtsalt selle tulemusena kogukond lõheneb. Ja vaata, Eestis on, vaata veel, mis on huvitav teema, millest eriti ei räägita, on see, et siin elab ju 2 riiki ühes tegelikult. Nii. Eestlased ja venelased. Nii. Ja tegelikult on nii, et kui sa vaatad eestlasi ja venelasi, nad tegelikult üksteist ei sega. Et ma saan aru, igal pool natukene neid musti lambaid või blablabla, aga kokkuvõttes päeva lõpuks kõik tahavad rahu, kõik tahavad, et tuled põleks ja leib laual ja lastel endal turvaline elu. See on kõik, mida kõik tahavad, eks ju. Aga kui sa nagu vaatad, kuidas nagu siin asju juhitakse, siis üritatakse teha nii, et ikkagi tema on paha ja umbes niimoodi, et see lõhestamine, et keegi üldiselt ei proovita seda nagu kokku viia üheks. Aga vaata, kui sul elab ühes riigis tegelikult 2 riiki, see tegelikult väga suur, kuidas öelda, see on nagu koht, mis võib plahvatada, ütleme nii. Nojah, eks see ole näha. Nii Urmas veel kommenteerib, et ta ütleb, pidas silmas vaenukõne seadust, et see on sellepärast tehtud, et ei kritiseeriks neid. Jaa, et 9/11-ist võib rääkida, see ei huvita nagu eriti, see neile ei lähe korda üldse nagu. Okei, aga vahetame teemat siis. Vahetame teemat ja nüüd vahepeal veel siis rääkides sellest, et kuidas Eestis tehakse keskkonnakuritegusid. Ma arvan, et päris paljud, kes elavad kuskil väiksemates külakogukondades või Nursipalus või nad on või kes on tuulikute aladel, on ju, et me puutume viimastel aastatel aina enam ja enam kokku sellega, et Keskkonnaamet, kes annab siis neid erinevaid lubasid kaevanduste või tuuleparkide või nii edasi rajamiseks, ei tööta mitte kogukondade ja Eesti looduse heaks, vaid ta töötab just nimelt nende firmade heaks, kaevandusfirmade, tuulepargifirmade ja siis sõjatööstuse heaks, on ju seal Pärnumaal, mis tahetakse rajada. Et kuidas on nüüd Keskkonnaametis saanud selline lobiorganisatsioon selleks, et väärindada meie loodusvarasid, siis looduse, loomade ja inimeste heaolu arvelt. Ja meie siis, meil on selline MTÜ nagu Terve Eesti Koostöökoda, mille alt me oleme siis mõndasid sündmuseid korraldanud ja praegu siis keskendume sellisele liivakarjäärile nagu Künka 4, mida soovitakse rajada Kohila külje alla, kus juures tegu on siis juba 4. karjääriga lähima 5 kilomeetri raadiuses. Need teised karjäärid ei ole veel ammendatud ja soovitakse teha uut. Seda on tehtud läbi valede võtsimiste. Meil on siis äsja valminud dokumentaalfilm, siuke lühem, alla 10 minuti selle kohta. Ei, ta oli mingi 13-14 minutit. Okei, davai. No igal juhul mitte pikk film, kus siis on välja toodud need asjaolud, mida on valetanud Keskkonnaamet, mida on valetanud Rail Baltic. Ja Kohila vald. Ja Kohila vald, kuidas nagu seal on siis, otsisime välja klipi kevadisest volikogu istungilt, kus siis selle karjäärile loa andmise poolt hääletati, mis oli nagu täielik naljanumber, et tore muidugi, et meil Eestis kõik on nii avalik, et sa saad neid asju üle vaadata. Aga kui keegi ei oleks seda üle vaadanud ja olekski teada saanud, kuidas siis see jah-sõna öeldi on ju, et meil on siin 2 üleskutset. Üks on see, et kui siin loodusteema kõnetab, siis tule aita toetada seda projekti, et meil on kohtulahingud käivad nüüd Keskkonnaametiga ja Rainer Vakra vastu põhimõtteliselt, kes on nagu täielikult pettustele ja tuginedes ja pettustele ja valedele ja vastupidiselt kõikidele põhimõtetele kaasa arvatud sellele, mis neil endal on seal Keskkonnaameti lehel üleval. Umbes, et hoiame loodust ja blablabla, tegelikult nad seal konkreetselt nagu rüüstavad, hävitavad loodust. Meil on siis üleskutse, et tule aita toetada seda MTÜ-d ja meie tegevust, meil on üks kohtu case vaja ära maksta. Ja teine
call to action, et kui sinu piirkonnas on ta siis, ma ei tea, Nursipalu või see Pärnus, kus see sõjatehas või veel mingi muu trass või mingi koht, kus Keskkonnaamet kuidagimoodi üritab mingeid asju võõrandada või hävitada, et võta meiega ühendust. Tegelikult võiks seljad kokku panna ja tuuagi päevavalgele selle, et kuidas Keskkonnaamet Keskkonnaametist saanud ehitusfirmade lobiorganisatsioon, sõna otseses mõttes. Ja mis ma panin veel tähele seda, et me oleme nüüd jõudnud olukorda, kus selline tegevus on nagu niivõrd nagu normaalne või keegi nagu ei erutugi selle pärast, mida sa eeldad, see on ju Keskkonnaamet, see on sama, et Terviseamet, no mis oli ikka, loomulikult tapame inimesi, süstime neid ja kõik nagu tagurpidi, eks ju, see kõikide asjadega, no ja siis ütleme see Kaitseministeerium, see täpselt samamoodi, selle asemel, et riiki kaitsta, nad viskavad õli tulle, et tekitada sõda, eks ju. Reaalselt, kõik need organisatsioonid töötavad vastupidiselt sellele, eks ju, mida nad peaksid tegema, et see konkreetne plokk siin saates räägib keskkonnateemadel, loodus, kõik sellised asjad, et võta meiega ühendust siis terveeesti.ee või email tere@terveeesti.ee või siis võite kirjutada ka otse meile Telegrammi. See on Telegramist eraldiseisev projekt, aga ma arvan, et sellel teemal tuleks panna nii-öelda jõud kokku. Jaa, sest et Keskkonnaameti enda kodulehel on kirjas missioon ja see missioon on hoida head keskkonda tulevastele põlvedele. Et ma ei tea, siin siis tuleks võib-olla neid küsida, et mis see hea keskkond teie arvates tähendab. Kas see tähendab, hea keskkond tähendab seda, et kogu aeg mingisugune puulehtedes saavad rohelised dollarid või kas see tähendab ikkagi seda, et me reaalselt säilitame looduskeskkonda. Sest et selle sama Künka 4 kaevandus loodetavasti mitte kaevanduseks saava alaga on ju selline lugu, et see on tegelikult loomade rohekoridor, see on see põhiala, kus loomad läbi käivad. Seda on ka meile olnud jahimehed, on olemas allkirjastatud tunnistused selle kohta, mis on ka läinud Keskkonnaametile ja Keskkonnaamet ikka lükkas tagasi meie vaide. Et sellepärast lihtsalt nüüd on vaja minna kohtusse, sest et kõik sellised muud teed on praegu läbi proovitud. Jah. Meil üks perekonna tuttav, tal juhtus siuke case, et jalg hakkas valutama, vanem inimene ja läks paiste ja kõik need asjad, eks ju, ning läks arsti juurde ning arst ütles, pohhu ei võta paratsetamooli, saatis koju tagasi. Ja, et võta nädal aega, et küll siis läheb paistatus alla. Ja siis samal ajal kõik need tema vaevused, mis olid, panime sinna ChatGPT-sse ja ChatGPT ütles, et see võib olla tromb, et palun mine kohe EMO-sse. Ja siis lõpuks, kui ta oli oma seda asja ravinud nädal aega selle paratsetamooliga paremaks ei lähe, siis ta läks EMO-sse ja siis öeldi, et ta on tromb või see tromboos. Et kuidas see perearst niimoodi saab teha, see on nagu... See on täiesti ebareaalne nagu. Mina ei saa sellest aru, et kuidas inimesed üldse julgevad veel tänapäeval perearsti juures käia või... Ei, väga palju on ju toredaid perearste. Ei, ma arvan, et see oli ka tore. Ma arvan, et oleks ebameeldiv olnud. Jaa, aga küsimus ongi selles, et nagu sa pead justkui igaks juhuks ise üle kontrollima või Karmen Joller on ju ka öelnud, et jaa, et küsigi sealt doktor Google'i käest või jah. Karmen Joller, mis sellest üldse saanud on? Eks ta on ikka meie sotsiaalminister. Ebareaalne, okay. See tüüp on sotsiaalminister. Nii, aga mis meil siis veel siin on olulist? No meil toimus Red Pill konverents, kus oli Jüri Lina ja rääkisime siis, mis sellest digiideest saab. Me vist tegelikult rääkisime sellest eelmisest sellest saates ka, eks ju. Igatahes see konverents on nüüd järelvaadatav ning meil oli see Jüri Lina raamatukampaania, et kes selle raamatu tellised ei ole veel saatnud oma aadressi, kuhu see raamat postitada, siis tehke seda. Aadressile info@telegram.ee. Ja kas me sellest rääkisime, et üks EKRE liige rääkis, et Telegram on Eesti Ekspressi poolt ära ostetud. Kas me kunagi rääkisime sellest või? Mis rääkisime? See on mingi täiesti... Et mul on see siin märge olemas, aga ma ei ole seda ära kustutanud. Äkki me ei rääkinud, aga meeldetuletuseks. Ühesõnaga üks EKRE liige Monika Helme, ma ei tea, kas ta on nende õde või ema või isa või vahet ei ole, kes ta on. See on Mart Helme naine. No ma ei tea, kes on, kes, ma ei tunne neid niimoodi, eks ju. Ma saan aru, et Helme, eks ju. See rääkis, et postitas kuskil... Väidetavat rääkis.
meile lihtsalt jõudsid mingid screenshotid, meil saatis screenshot, temaga ise rääkinud sellel. 10 inimesed saatis screenshot'e, kus oli kirjas, et Monika Helme kool räägib head Telegram ära ostetud ja blablabla. Ja, et sellepärast nad on EKRE vastased. No väga huvitav. Mõtle, selles suhtes, et meie plott on algusest peale olnud, et EKRE ja Eesti Ekspress ja Postimees ja Delfi, et seal päeva lõpuks seal ei ole erilist mitte mingit vahet, kas võtad Reformi või võtad sa EKRE. See on põhiliselt Reformierakonna ja EKRE salaliit, mis üldse siin põhiliselt Eestit valitseb. Et no on ju tegelikult, selles suhtes, et viskad üksteisele seda asju sinna kodaratesse, üks paneb tildo telekasse, teine, et ja nüüd nagu mässame, eks ju. No nad leiad, nagu me rääkisime, nad saavad igavesti need jaurata mingi täiesti suvalisi, ühesõnaga eksperdid aiaaugu teemadel vaidlema. Et kui keegi nagu mõtleb, et kas see vastab tõele, et Eesti Ekspress ostis Telegrami ära, siis vastus on jah. Me saime 33 miljonit selle eest ning edaspidi me hakkame rääkima siis Eesti Ekspressi propagandat. Muide, rääkides Eesti Ekspressis, siis seal tegelikult ilmus üks väga oluline artikkel. Mis siis rääkis Eesti noorte vaimsest tervisest ja nendest viimaste aastate väga hulludest vägivalla episoodidest, kus noored on tapnud inimesi. Oi kui rets. Kellel vähegi võimalik, ma soovitan seda artiklit lugeda, sest et seal siis on tehtud intervjuusid, on siis kajastatud seda, mis need lapsed ise mõtlevad ja on öelnud ja siis neid politsei uurijaid ja vanglatöötajaid ja nii edasi intervjueeritud, kes siis räägivad nendest lastest, et minu meelest küll ikkagi iga lapsevanem võiks seda lugeda. Artikli pealkiri on Nad ei sündinud tapjaks. Aga mis see kogu artikli plott on? Kogu artikli plott on see, et palun rääkige oma lastega. Et ei räägi lastega, jah? No et jah. Ei tea, mis teie laste elus toimub? Jah. Päris rets lugu. Eile, kui ma seda lugesin, siis ma pärast seda ikka mitu tundi olin oma mõtetes. Jah. Eile lugesid seda või? Jah. See on ju mingi vana lugu, ei ole või? Ei ole, see eile ilmus. Aga sa ei räägi mulle seda sama infot mingi paar nädalat tagasi või? Ja, no see on olnud päevakorras, aga lihtsalt eile ilmus uus lugu. Okay. Davai. Nii, vist praegu, oota, selle looga ei saa lõpetada ju? Ei, selle looga ei saa lõpetada, jah. Lõpetame ikka millegi positiivsega. Ja positiivne on see, et kui sa jagad seda saadet oma Facebooki ajajoonel, siis sul on võimalus võita terve kast Lumiorava poolt välja pandud magneesiummett. Kas see oli piisavalt positiivne? Jah, miks mitte? Ja kui sul on veel selle hooaja gripisüstid tegemata, siis mine tee kohe. Kui sul on Eesti Ekspressi tellimus tegemata, mine tee kohe. Mis veel? Oi jah, ühesõnaga et jõulud hakkavad lähenema. Nii, mis sa jõuludeks tahad? Aluspüksi tahad seda? Ühesõnaga, jõulud hakkavad lähenema, et hoidke oma lähedasi, olge rõõmsad, isegi kui väljas lund ei ole, siis olge ikka valguses ja helguses. Põletage küünlaid, raisake elektrit. Ülikõva. Tundke rõõmu elust. Ja. Ja kes suudab, olge kained, et saate une paremaks ja järgmine päev suudate rohkem teha ja väga soovitan jõulu ajal käia trennis. Seal saalis on vähem inimesi ja endal lihtsam ja kõik ülikõva. Kõigeks. Jah. Ciao. Ciao.